Tervist! Olen Meilike Taro Akadeemiast ja siin üks väike õpijamps tarokaartide kohta, kuidas küsida jah-ei vastuseid kaartidelt. Üldjuhul ei soovitata selliseid küsimusi esitada, sest sellised konkreetsed jah, sa saad, ei, seda ei juhtu. Vastused panevad meid alateadlikult ka vastavalt käituma ja võtavad ära selle põhilise vastutuse enda elus. Kui küsida, kas ma võidan loteriiga, kas ma saan selle töö, kas ma saan mehele, kas ma saan rikkaks, need on sellised väga primitiivsed küsimused ja kui kaardid ütlevad siis jah, sa saad, ei, sa ei saa, siis see protsess jääbki sinna. Kui öeldakse, et kas ma saan miljonäriks, ei saa, siis on see vastutus ära antud ja inimene elabki rahulikult edasi, et kaardid ütlesid, mina miljonäriks ei saa, mis ma siin ikka rügan ja vaeva näen ja üldse üritan. Pigem tasub küsida, mida ma saan teha, et saada miljonäriks, mida ma saan teha, et saada see töökoht, mida ma pean teadma, et ma töövestlusel paremini hakkama saaksin. Selliseid enese, kuidas siis öelda, arendamise ja parendamise küsimusi, et kuidas olla parem versioon endast, et saada seda, mis su eesmärk on. Siiski on küsimusi, kus sina ei saa midagi teha. Näiteks teiste inimestega seoses sina ei saa neid mõjutada ja kui on millegi pärast küsimus, mis tõesti saabki olla kas jah, ei või siis võib olla vastusega, siis selleks on tarokaartidel paar võimalust. Minul on siin eestikeelsete märksõnadega Taro Akadeemia poolt välja antud kaardid, kus igal kaardil on ka olemas jah, ei, näete, siin on ka ei vastus ja mõnel kaardil ka võib olla. Seega, kes soovib neid kaarte, siis neid saab Taro Akadeemia kodulehelt tellida. Üks variant, võta siis kõik kaardid ja sellise lehviku kujul lao enda ette. Pane silmad kinni, mõtle oma küsimusele ja siis oma mitte domineeriva käega, kui oled paremakäeline, siis vasaku käega ja vastupidi. Lase nii-öelda käega üle selle kaartide lehviku ja vaata, kas mõni kaart tõmbab nii-öelda enda poole ja vali 3 kaarti. Kui sa ikka tunned, et selline asi sina kätega ei tunne mitte midagi, siis loomulikult kaardipaki segamine. Segad nii kaua, kuni tunned, et nüüd aitab. Mina kasutan ka hüpikmeetodit, nii et kui ikkagi kaardid välja hüppavad, vähemalt 3 peaks neid olema, sest siis on nagu see tasakaal, et kui tuleb näiteks jah, ei või ei, ja, siis on näha, et kuhu poole see pigem vastus tüürib. Aga kui kasutad lihtsalt kaartide segamist, siis kui tunned, et aitab, jällegi oma mitte domineeriva käega tõsta kaardipakk pooleks ja siit kaardipaki pealt võta 3 kaarti. Minul tulid näiteks karikate 10, jah, karikate kuninganna, jah, ja karikate 8, mis on ei, tõenäosus on pigem jah. Kui tuleb ka võib-olla kaart, siis see kaart tähendab, et sa pead siiski ikkagi midagi tegema, et see sinu küsimus saaks jaatava vastuse. Aga üldjuhul ikkagi soovitan mõelda võimalikult palju, et see küsimus oleks pigem selline, mida sina saad teha, sest leidsin just ühe hea tsitaadi. Paar aastat tagasi osalesin ühel webinaril ja minu lemmikkirjanik Elizabeth Gilbert ütles seal, et sul ei ole elu, sina oled elu.
Ehk siis sul ei ole kehv elu, sina oled selle elu loonud ja sina saad ka seda elu muuta. Ehk siis ära küsi, kas mul läheb nii, kas mul läheb naa, pigem küsi, mida ma saan teha, et asjad läheksid nii, nagu ma soovin. Sina lood oma elu ja kaartide abil on see väga põnev. Nii et loodan, et sellest videost oli abi. Aitäh teile, tšau!